tere tulemast! Teate, täna teeme midagi natuke teistsugust. Lähme avastama Eestit, aga mitte päris tavalisel viisil. Me otsime üles need kõige kaugemad punktid, kõige põhjapoolsema, lõunapoolsema, idapoolsema ja läänepoolsema koha. Ja meie giidiks on see kaart siin. Nii et hakkame pihta. Mõelge korraks, kui suur on üks riik päriselt? See pole ju tegelikult ainult see number, mida me entsüklopeediast loeme, see ruutkilomeetrite arv. Ei. Riigi tõeline suurus, see on see kuju, see kontuur, mille need äärmuspunktid justkui maha joonistavad. Ja Eesti puhul, vastus on tegelikult meie silme ees siin samas kaardil. See on palju enamat kui lihtsalt paber ja tint. See on justkui meie teekonna aarekaart. Lähme vaatame lähemalt, mis siia peidetud on. Okei, alustame oma reisi. Esimene sihtpunkt, liigume otse põhja. Vaatame, kus see meie põhjapiir siis täpselt kulgeb. Ja siin on kohe üks päris huvitav nüanss. Eestil on tegelikult justkui 2 põhjapoolsemat punkti. Absoluutselt kõige põhjapoolsem koht on Vaindloo saar. Sinna niisama lihtsalt ei sattu. Aga kui me räägime mandrist kohast, kuhu sa saad reaalselt sõita ja oma jala maha panna, siis see on Purekarri neem. Nii et meil on saar ja meil on neem. Mõlemad märgivad meie põhjapiiri. Nüüd, kui põhi on selge, keerame kompassi neula otse läände. Lähme vaatame, kus meie riik kõige kaugemal läänes lõpeb. Ja teate mis? Täpselt sama muster kurdubki siin läänes. Kõige läänepoolsem punkt on tegelikult üks pisike saareke, Nootamaa, aga mandri Eesti kõige läänepoolsem tipp on hoopis Ramsi neem. Nii et jälle meil on üks punkt merel ja teine maal, mis mõlemad aitavad seda piiri paika panna. Okei, nüüd teeme kiire hüppe üle terve Eesti. Põhi ja lääs on meil olemas, nüüd võtame ette ida ja lõunad pilt kokku saada. Siin on asi natuke selgem, eks ole. Meie idapoolseim punkt on Narva linn seal piiri peal. Ja kui me läheme nii kaugele lõunasse, kui Eestis üldse minna annab, siis jõuame välja Karisöödi külla. See ongi meie riigi kõige alumine tipp. Nii, nüüd kui meil on kõik 4 äärmuspunkti paigas, saame astuda sammu tagasi ja vaadata, seda suurt pilti, mis selle raami sisse siis jääb, kus on Eesti keskpunkt ja kui suured need vahemaad tegelikult on. Ja paljud teist ilmselt teavadki vastust. See on muidugi Adavere. Just seda peetakse mandri Eesti geograafiliseks keskpunktiks, selliseks sümboolseks südameks, mis asub kõikidest nendest äärmustest enam-vähem võrdsel kaugusel. Nii, paneme need ääred nüüd mõõtudesse. Kui me sõidaksime läänest itta, ütleme Ramsineeme kandist otse Narva, siis see on umbes 350 kilomeetrit. Ja teisipidi põhjast lõunase Purekarilt Karisöödini. See vahemaa on umbes 250 kilomeetrit. Nii et, voilà, nüüd on meil Eesti raam paigas. Aga olgem ausad, need numbrid ja punktid kaardil, need on ikka natuke abstraktsed. Kuidas seda kõike päriselt käega katsutavalt ette kujutada? Just nimelt, kuidas me neid vahemaid ja seda kuju päriselt tunneme? Vastus on tegelikult lihtne. Me peame selle geograafia kaardi pealt maha tooma ja sellele, päris kuju andma. Ja vaadake siia, see on ju geniaalne kaart ja täiesti tavaline lõngakera. Ja järsku muutubki see abstraktne Eesti kontuur millekski, mida sa saad ise oma kätega mõõta ja katsuda. See ongi see hetk, kus geograafia ärkab päriselt ellu. Ja niimoodi olemegi oma ringkäiguga tagasi alguses selle sama kaardi juures. See teekond Vaindloost Karisöödini ja Noodamaalt Narvani, see näidanud meile lihtsalt 4 punkti, see joonistas meie silme ette selle kuju, mida me kõik tunneme kodus Eestina. Ja see viibki meid viimase mõtteni. Mida ühe riigi piirid meile siis tegelikult jutustavad? Sest need pole ju kunagi lihtsalt jooned kaardil, eks? Nende joonte vahele mahub terve rahva ajalugu, kultuur, kõik meie lood. Mõelge sellele. Aitäh teile!